Head vaatajad, olen oma elamuste rännakutega jõudnud Rõugesse, külla Marile, aga ma ei tulnud siia ujuma, kuigi seesama järv, muideks eestlased on ju Eesti kõige sügavam järv. 38 meetrit, kui sügavale sa oled jõudnud? Ütle lõpuni. Ikka kõige sügavamale. No, Mari on 38 peal ära käid, tulge teiegi küll, aga tegelikult Mari, ma ei tulnud siia rääkima sellest veetemperatuurist ega sügavusest, vaid sellest, et täna saab algus üks megaäge festival Aigu Omm. Mina mõtlesin, et Aigu Omm tähendab, et meie oma või kuidagi, aga tegelikult see nüüd tähendab mida? Aigu Omm on võro keeles aega on. On siis aega? No Tallinnas olles suke tunne, et ei ole seda aega. Lõuna-Eesti on ju selline aeglase oma elu kants ja Võromaa eriti, et siin ikkagi voolab see elu rahulikumas rütmis ja aega on rohkem. Aega on rohkem ja sellepärast on nüüd 6. korda siis selline mõnus fester. Aga see fester, miks me siin Rõuge kollase sildi juures oleme, mitte sellepärast, et sul on vastav särk selles, vaid sellepärast, et see kohe toimub mitmes kohas, on ju? Just. Et Aigu Omm on juba traditsiooniks kujunenud, et toimub alati 3 kohas, siinsamas Rõuges, siis on Pähnis, kus on loodustegevused, igasugune molutamine ja matkad, mõtisklused ja siis on minu kodukandis Viitinas siit samast kiviga visata, kus on samuti imeline järv ja kanuutamine ja meil on oma galerii ja mul on seal oma küün, kus toimuvad kontserdid. Ma tulen selle molutamise juurde tagasi. Jaa. See mulle meeldib. Mis see on, jah? Ei, ma saan molutamine on siin mitte midagi tegemine, on ju? Just. Aga see on väga raske, ma kujutan ette. Kas tänapäeva noortele, isegi tänapäeva täiskond tuleb vist seda õpetada, sest me ei oska molutada, me ei oska niisama olla. Mul on teinekord ka, et kui mul on vaba laupäev ja pühapäev, siis mul tekivad süümekad, et miks ma midagi ei tee. No vot, see ongi tegelikult selline asi, mida tuleb hakata vaikselt õppima, sest et nagu Fred Jüssi ütles, kes on tegelikult nagu otsapidi inspiratsioon ka sellele ideele, siis selle nimi on viljakas mitte midagi tegemine. Ehk siis, kui sa võtad aega enda jaoks, oled rahulikult iseendaga looduses või siis teiste toredate inimestega Aigu Omm festivalil molutad, siis sul tegelikult tekib ruumi ja mõtet väärtustada, mõtestada enda elu ja teha neid asju, mis on päriselt olulised, mitte rapsida ringi. Kes sul eelminevatel aastatel selle Aigu Ommi festivalil käinud, keda te ootate sinna? Keda sa ootad? No meie publik on väga mitmekesine, kõik on teretulnud, me püüame alati tulla vastu ja hoida need hinnad niimoodi taskukohased. Et tõesti tuleb nii kohalik elanik kui tuleb suvitaja, uudistaja ja loodussõber meie festivalile ja muidugi muusika huviline, sest meil on alati programmis põnevat muusikat. Ja homme siis on Rõuges siinsamas palju põnevaid tegevusi, Eesti ja Läti käsitööliste õpitoad Rõuge kunstikuuris, Rõuge rahvamajas. Mis kellast võib tulla? Juba 11 hakkavad tegevused pihta ja on pärimusmuusikute kontsert, on puuluubi film, saab ise proovida kannelt mängida ja öökontsert Kaisa Kuslapuu siinsamas Rõuge kirikus minu taga ja reedel. Ja ülehomme. Ülehomme siis minu kodukohas Viitinas saab kanuuga avastada Viitina järve. Meil on väga lahedad noored tegijad, kes juhendavad, saab õppida ronimist, käia kohvikus ja õhtul siis ainukordselt sel aastal avanevad Aigu Omm küüni uksed ja saab tulla siis minu ja Laima Janssone väga virtuoosne, väga võimas Läti kandlemängija meie kontserdile. Kui homme hakkab kõik trall pihtu 11, siis reedel mis kellast? Reedel juba hommikul saab niimoodi umapäed molotada. Umapäed, seda nagu oma pead. Tõlgib ära. Aitäh. Ja kuskil niimoodi 12 siis saab Viitinas ka saab õppida, kuidas ise toota elektrit oma külale. Näiteks. Ja saab kuulata head muusikat. Ja saab kuulata head muusikat. Mari, sa oled korduvalt maininud lätlasi. Ma saan aru, et piir on lähedal. Vägisi tood nad siia või kuidas? Ei too vägisi, täitsa vabatahtlikult tulevad. Et piir on tõesti lähedal, selline 10-15 kilomeetrit sellest, kus me praegu oleme. Me oleme piirialal ja Läti on nii lähedal, aga samas me teame nagu nii vähe neist. Jäätis. No Salde Juus. Ja ongi kõik. Riia Palsam ka. Ja tõesti Aigu Omm festivalil nüüd on võimalik natukene tutvuda rohkem, et mis need Läti käsitöölised teevad, mis meid ühendab, näiteks kannel, meie ühine pärimuspill, ürgne muusika pärimus. Et lätlased tegid sellise toreda koostöö ettepaneku
nagu same but different. jah, et justkui sama, aga erinev, täpselt nii. Ja selle nii-öelda elukusprojekti raames siis mida veel, ma saan aru, et praegu lätlased tulevadki siia, on homme ülehomme siin, aga laupäeval lähete teie siis lätlastele külla? Täpselt nii, meil on tegevused käinud tegelikult juba aasta aega, aga nüüd see kulmineerubki sellega, et mõlemad käime üksteisel külas ja meie siis omakorda läheme Lätti laupäeval Valmiermuusea festivalile, samamoodi jagame muusikat, jagame Eesti käsitöö õpitubasid ja kõik see on osa siis Valmiermuusea etnomuusika festivali programmist, mis on väga lahe selline hubane ja vabas õhus toimub muusikafestival. Ja ikkagi selles mõttes, et Euroopa Liitu allapad, sealt kaudu on see asi tulnud. Just. Äge! Eestimaa loob, Eestimaa elab. Ja mis on kõige kihvtim selle asja juures on see, et tulge sealt pealinnast kaugemale. Tulge on ju, ilus Rõuge ootab, ilus Viitine ootab, ilus Võru keel, Võru murrak, Võru keel, mitte murrak, Võru kiil ootab. Ja tegelikult nüüd vaatasite Elamus täis Eesti saate ära. Homme tulge siis kohale, on ju. Nagu öeldud, see kell 11 hakkab selline mõnus olemine. Reedel läheb edasi ja siis, kui teil on jumala eest aega, minge kaasa ka sinna Läti laupäeval kaasa. Valmiera, kiviga visata.